Koalitsioon otsustas, et peaks juba hakkama aktiivselt pihta arutamisega, milline kandidaat koguks Riigikogus vähemalt 68 häält. Kõigepealt sõnastame kriteeriumid ja siis arutame läbi, milline see naine või mees võiks olla ja siis saab iga poliitiline jõud oma arvamuse öelda. Selleks on protsess vaja algatada. Meie vaatest on kõige olulisem, et tegemist on inimesega, kellel on välis- ja julgeolekupoliitikas oma vaade, kellel on kaalu ja kes suudab Eesti inimesi kõnetada ja ühendada. Sotsiaaldemokraadid on oma arvutused teinud ja avastanud, et nendeta presidenti ei valita Riigikogus. Siis ilma sotsiaaldemokraatideta suure tõenäosusega seda kokkulepet pole võimalik teha, sest vastasel juhul me peaks kujutama ette, et Isamaa, EKRE, Keskerakond siis teevad Eesti 200 Reformierakonnaga koostööd. Ta pigem ei õnnestu, et vaadates juba neid väljaütlemisi. Valitsuskoalitsiooni toetus võib olla väga madal ning Eesti 200 toetus madalam veel. Aga ometigi on nemad olulised presidendi valimisel. Reiting nüüd presidendi valimiste puhul absoluutselt ei loe. Et loeb see, kui palju on Riigikogus mandaate ühel või teisel erakonnal, et see mõjutab ja kuna me oleme suuruselt teine fraktsioon Riigikogus täna, siis meie roll on seal väga suur. Aga küsimus ei ole ühe või teise erakonna rollis, vaid selles, et selleks, et presidenti valida, Eesti põhiseaduslik kord näeb ette väga laia ühiskondlikku konsensust ja ka poliitilist konsensust, nii et kõikidel erakondadel on seal oma sõna öelda. Kuid keda siis presidendiks pakkuda võidakse? Räägitud on Kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviovist, Europarlamendi saadikust Riho Terrasest, akadeemik Jaak Aaviksoost, endisest õiguskantslerist Allar Jõksist, Eesti esindajast NATO juures Jüri Luigest, aga ka Isamaa esimehest Urmas Reinsalust ja Europarlamendi saadikust Jüri Ratasest. Urmas Paet on öelnud, et ta poleks vastu, aga reformierakondlane presidendiks ei saa. Reformierakonnal tõenäoliselt on need käed kõige enam vabamad, sellepärast et kui peaminister on Reformierakonnast ja valitsust juhib Reformierakond, siis ilmselgelt see piirab meie poliitilist mänguvälja selles, et kõigil teistel võib selle poliitilist huvi olla. Rahva arvates pole praeguselgi midagi viga. Kes võiks sobida presidendiks nimeliselt? Alar Karis on ka täitsa okei. Milline peaks olema teie arvates Eesti president? Haritud, viisakas, tegelikult selline nagu ta praegu on. Oskate nimeliselt öelda, kes sobiks võib-olla Eesti praegustest tipptegijatest presidendiks? Alari Karis ikka. Olete rahul? Jah. Milline peaks olema Eesti president? Munadega. Ma arvan inimene, kes kindlasti hoolib inimestest ja kindlasti tahab parima nii riigile, nii Eesti inimestele. Nagu viimasel ajal moodne on, küsisime AIlt. Pärast sel teemal kõikvõimalike artiklite, spekulatsioonide ja poliitikuülevaadete sissesöötmist teatas Tehisaru, et presidendiks saab Sven Mikser. Tehisaru ajab jama, ütles Sven Mikser ise. No mina ei ole ennast kunagi näinud Eesti Vabariigi presidendina. Nagu ma ühes hiljutises intervjuus ütlesin, et poliitikule nii nagu diplomaadil ei ole kunagi põhjust ette ära välistada asju, mis tulevikus tulla võivad, aga ei, mul ei ole tänasel päeval kandideerimist ühtegi valitavasse ametisse lähemal ajal kavas. Väga palju on spekuleeritud ka õiguskantsler Ülle Madise võimalusest, kes on aga alati jätnud ise lahtiseks, kas ta tahaks. Ning koridorides saistatakse nii seda, et ta ei taha, kui seda, et ta tahaks. Tõsi on ka see, et kes väga ise tahab presidendiks saada või kelle nimi liiga vara välja käiakse, see presidendiks ei saa. Meedias on ilmunud erinevatel meediakanalitel, ajalehtedel, telekanalitel väga paljusid erinevaid nimesid, kelle seas on. Aga nii nagu te ise ütlesite, et niipea kui nimedest rääkima hakkame ja kindlasti kõneviisis, siis jah, et siis nad ei pruugi sinna finišisse jõuda.